Siis märkasin, et mul olid paelad kingal lahti tulnud ja otsustasin need paelad kinni siduda. Ja kui ma need kinni hakkasin siduma, siis täielikult kuni põlveni välja mu püksid rebenesid katki. Keset kogu seda suurt möllu avasündmust. Tere päevast kõigile! Tere tulemast ENL-i ja noordelegaatide podcasti. Ma ei oska öelda, kumb see täpselt on, sest meil on siin 2 noordelegaati ja projektijuht siis Jane. Ja millest me täna räägime? Me räägime meie vahvast kevadisest noortekonverentsist Poolast, mis oli Lublinis, mitte Lübeckis. Ja miks ma ütlesin Lübeck ka, saate varsti teada. Aga igal juhul alustuseks võib-olla lihtsalt siuke nagu lihtsalt, et sisse elada, meelde tuletada. Võib-olla tahate jagada võib-olla siuke üks meeldejäävam asi. Esimene asi, kui te mõtlete meie Poola konverentsi peale, olime Lublinis. Üks asi, mida sa mäletad esimese asjana. Ükskõik, mis mõte on, räägi. Mis esimene mõte on? Ükskõik kumb tahab alustada, alustagu. Minul kõige esimene asi, ma ikkagi praegu veel jään professionaalseks ja pärast jagan võib-olla seda, mis mulle kõige esimesena meelde tuli, kuid mulle tuleb meelde enda töögrupp, kellega me tegime siis koos 2 päeva tööd ja töötasime välja siis ühe soovituse Euroopa Komisjonile. Minule tuli ka meelde alguses kohe üks teine lugu ja ma arvan, et seda lugu ma kohe ei hakka jagama. Aga ma arvan, et minule tuli esimese asjana meelde selle konverentsikeskuse katuseterass, kus me käisime just nimelt erinevate siis kas töögrupi liikmetega või ka meie omavahel käisime lihtsalt seal päikest võtmas, aga tegelikult ka kõige olulisemad vestlused sai mõnikord maha peetud seal katuseterassil, oli väga tore päikest nautida, kui Eestis oli tegelikult veel ikkagi pigem selline suur talv ja oli hea selline samm võtta korraks tagasi, mõelda tegelikult, kui äge on sellisel sündmusel olla, isegi kui võib-olla kõikide argumentidega ei nõustu, siis juba ainuüksi see, et sa saad olla osa nendest vestlustest, oli nii suur privileeg. Ja nüüd kuulates teie mõtteid, siis võib-olla esimene siuke mõte, mis mulle tuli nagu laiemalt kogu konverentsi poolest meelde, mis on natukene nagu võib-olla ütleme lihtsalt selle nagu mastaabi mõistmiseks, on see, et kui me jõudsime sinna kohale konverentsikeskusesse, siis seal nagu suurelt kogu selle nagu siukse nagu seina peal oli siis tehtud üks suur ekraan, nagu väga suur ekraan, mis oli siis Welcome EU Youth Delegates, mis oli nagu minu jaoks esmakordne see, et nagu nii suurel määral nagu sealt võeti nagu avalikult meid võib-olla vastu ja selle konverentsi siuke pääse, mis meil siis kõigil kaelas oli, sellega sai tasuta kasutada kogu linna ühistransporti. Ja see oli nagu juba, et vau, et see on nagu nii mastaapselt ja tõsiselt ette võetud. Ja lisaks nendele arvamusgruppidele, arutelugruppidele olid seal kohal erinevad kõrged kohalikud kui Euroopa tasandil poliitikud, mis ei ole ka tegelikult nii tavaline noortekonverentsidel, ehk ma arvan, et see nagu esmane kuvand oli tõesti, et see on väga ametlik, väga töine ja väga hea algus 11. tsüklile. Aga ma ikkagi tahan teid viia sinna lõbusale poolele ka, et siis saame asjalikule poolele tagasi tulla. Aga mis ikkagi need naljakad siis asjad olid, et kui te siin mõlemad ju muigete, et mis teil need naljakad mälestused siis sealt on? No minu naljakas mälestus tegelikult seostub just nimelt sinuga, nii et minu küsimus on see, kas sinul on meeles, mis juhtus? Jaa, nimelt siis kujutage ette, oleme jõudnud kohale. Meil on olnud pikk teekond ja esimesel õhtul on siis selline avatseremoonia, alguses siuke nii-öelda uhke püstijala siuke reception, vastuvõtt, kus saab omavahel tuttavaks ja nii edasi. Ma ei tea, kas sa mõtled seda lugu? Mul on kaks naljakat lugu võib-olla, aga see oli esimene, mis meelde tuli. Ja kui me siis nimelt seal ilusti kõik alustame ja oma esmased näiteks toidud kätte saame, siis seisame seal püsti ja kõik tähtsad inimesed käivad, suheldakse, räägitakse. Ja mina siis märkasin, et mul olid paelad kingal lahti tulnud ja otsustasin need paelad kinni siduda. Ja kui ma need kinni hakkasin siduma, siis
täielikult kuni põlveni välja, mu püksid rebenesid katki keset kogu seda suurt möllu avasündmust ja siis ma niimoodi jalad koos seisin seal, vaatasin just siis Jane ja Anna-Simon olid just kuhugile ära läinud ja kui nad tagasi tulid, siis ma rahulikult ütlesin neile, et kuulge, mina hakkan nüüd vaikselt hotelli tagasi minema, et kas oleksite nõus mind eskortima ruumist välja. Nimelt mul juhtus väike õnnetus ja noh, siis me niimoodi läksime, ega seal kohapeal vist keegi midagi ei märganud, aga kui ma pool siis Lublini linna oma avatud pükstega läbi käisin, siis kõik vastutulevad inimesed tõesti vaatasid väga huvitava pilguga mind. Aga samas see oli väga hea start päevale ja tänu sellele ei läinud see õhtu pikaks ja järgmine päev me saime juba täielikult pühenduda konverentsi sisule. Aga miks see lugu on oluline, on ka seepärast, et tegelikult me nägime selle olukorraga ja kui rahulikult Rudolf selle olukorraga tegeles. Me saime aimu sellest, mis on tegelikult ühe noordelegaadi puhul hästi oluliseks iseloomuomaduseks ja see on võime jääda ka väga stressirohketes olukordades rahulikuks, selliseks väga viisakaks, endale mitte tähelepanu tõmbavaks, et see oli tegelikult kõige tähtsam minu jaoks, mis sellest vahejuhtumist või intsidendist meelde jäi, et ma arvan, et sugugi mitte kõik ei oleks sellele reageerinud nii nagu Rudolf, kes tõesti lihtsalt konstateeris fakti, nüüd on nii, plaan on selline ja vot nüüd teeme nii, on ju. Ja tegelikult tundus täiesti normaalne, maailm seisma ei jäänud ega ei jääks ka muidu, aga et see oli selles mõttes nagu imetlusväärne selle juures. Nii et. Ja see positiivsus oli ka just selle osas, et tegelikult nagu ühte säärt sul peaaegu ei olnud pükstel ja sellelt siis konverentsi toimumispaigast hotelli oli ikka omajagu jalutamist, kuskil paarkümmend midagi minutit ja Rudolf siis külmetas selle ilusti ära, lõpus enam vist jalga ei tundnud hästi, aga tuju ei langenud siiski. Jah, ma juba vaikselt ka mõtlen, et huvitav, et me pärast podcasti nimeks paneme, et kas reis siis esimene noortekonverents või siis Rudolfi püksid Poolas, aga oleneb, mis kanalitel me turundame seda. Just, väga hea. Aga okei, aga läheme edasi. Nüüd, kui me päriselt jõudsime sinna teisse päeva oma lugudega. Ei, tegelikult Jana ei rääkinud enda naljakat loo või mõtet, mis sind armas? No minu lugu on ka seotud sinuga. Okay. Sest et Rudolf oli meil seal paras kloun vahepeal. Aga see oli nagu suurepärane tegelikult. See oli vist teise päeva lõpp, kus me kõndisime tagasi hotelli ja meiega olid kaasas ka Soome noordelegaadid. Tervitused neile, kes on väga-väga vahvad. Ja tegime seal small talki ja arutasime mingeid asju ja siis ühelt noordelegaadilt küsis Rudolf, how are you enjoying Lübeck? Ja võib-olla alguses ei tundu nii naljakas, aga tegelikult on see, et me olime Lublinis, mitte Lübeckis ja Rudolf südamerahuga küsis noordelegaadilt just Lübecki kohta ja see oli naljakas ja kõhud olid kõveras. Jah, eks see ongi, et see on nagu, ja mis tegelikult ma arvan, et see lugu iseloomustab ka, et kuna seal oli päev otsa olnud tähtsaid arutelusi ja loomulikult seal võib nii-öelda mingit nimesi asju nagu segamine jääda, aga ma arvan, et see üks asi, mis sealt konverentsidelt saada, lisaks sellele sisule, mille poole me kohe liigume, ongi tegelikult need kontaktid ja võrgustumine ja kogu see, need inimesed, kes tegelikult tulevikus eeldavasti on erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide, miks mitte peaministrid, ministrid ja nendega on siis hiljem neid lugusid ja mälestusi, mida rääkida, mida mälestada, et see on, ma arvan, midagi ägedat ja samas ongi, et lisaks sellele, et saab tööd teha, on ka lõbus. Ja siit tegelikult on, ma arvan, hea liikuda sinna teise päeva algusesse ja üldse sinna nii-öelda sisu poole peale, et kuidas te mäletate sisu poolt, millega teie need töögrupid töötasid, võib-olla mida tahate jagada, mõned mõtted, mis teemal me seal üldse rääkisime? Jaa, mulle väga meeldis selle päeva algus selles osas, et kohal oli Poola haridusminister ja väga põnev oli kuulata tema siis vaateid just Euroopa noortedialoogi osas ja Euroopa Liidu osas. Ma arvan, et see oli hea algus ning töögruppides, tegelikult ma tunnen ise, et töögruppides jäi aega natukene väheks, aga see on alati see karm reaalsus, ei ole seda aega kogu aeg sinna raisata ja meie töögrupp tegeles siis sellega,
et meil oli väga ühtne töögrupp, ma kuulsin, et paljudel tegelikult ei olnud ja oli palju rohkem vaidlemist, aga meie saime esimese päevaga juba enda fookused suhteliselt paika ja meie keskendusime siis sellele, et Euroopa Komisjonil oleks kohustus anda noortele rohkem tagasisidet ja rohkem kaasata neid just sinna protsessi, mis toimub peale seda, kui meie oleme andnud enda sisendi Euroopa Liidule ja Euroopa Komisjonile. Ehk siis, kui me teeme konsultatsioone, kui me uurime, mida Eesti noored arvavad, saame kokku teiste noordelegaatidega Euroopa Liidus, paneme kokku soovitused ja edastame need, siis peale seda on tihtipeale selline must kast, kus me ei saa aru, mis sealt lõpuks siis välja tuleb ja kus mida implementeeritud on. Ja praegu on levinud see arusaam just sellest, et tegelikult meie arvamus ei ole kuhugi jõudnud, aga kui uurida või vaadata seda, kuidas on uuritud seda protsessi, Euroopa noortedialoogi protsessi, siis tuleb välja, et tegelikult komisjon on võtnud arvesse neid punkte ja võib-olla mitte sama sõnastusega, aga siiski on ja me lihtsalt ei tea seda. Ehk siis meie töögrupp keskenduski sellele, et tulevikus me oleksime rohkem kaasatud sinna ossa ja saaksime rohkem tagasisidet selle osas, kuhu need pakkumised või kuhu see kõik omadega jõuab üleüldse. Minu töögrupp keskendus noortele digimaailmas ja siis meie otsustasime oma fookuseks võtta digimaailmaga seotud ohud ja selles mõttes oli ka, ma pean ütlema, et meie tiim oli hästi ühtne, kuigi seal loomulikult diskussioone tekkis, mis on ka täiesti normaalne ja teistpidi oleks ka imelik, kui ei tekiks, sest et see ongi ju Euroopa noorte dialoog ja ilma dialoogita oleks see olukord tegelikult suhteliselt mõttetu. Aga otsustasime nende ohtude puhul kõige rohkem keskenduda just nimelt vihakõnele ja vihakõnest võib-olla ka tingitud kiusamisele, valeinformatsiooni levitamisele ja nii edasi, aga mitte siis selles võtmes, et kuidas vihakõne ära keelata, sest et sellega on ka seotud väga palju selliseid keerulisi aspekte, aga et pigem siis me keskendusime sellele, et kuidas teha vihakõne levitamine võimalikult keeruliseks. Ja me mõtlesime, et mis on selle algpõhjus, tavaliselt see, et sotsiaalmeediakanalites on võimalik teha võltsprofiile. Ehk siis, et ma ei pea oma nimega, oma näoga siis minema ja mingeid jutupunkte levitama, vaid ma saan panna ette justkui maski, olla anonüümne ja rääkida, mis iganes mulle sülgsuhu toob. Aga et see tegelikult on see üks suuri ohukohti ja hakkasimegi mõtlema just nimelt selle peale, et mida saaksime me teha Euroopa Liidu tasandil, et nende võltsprofiilide avamine oleks võimalikult keeruline. Ja tegelikult neid huvitavaid lahenduskäike tuli päris palju. Üks neist oli ka võib-olla sellisest Eesti eduloost inspireeritud just nimelt, kui me mõtleme oma Smart-ID kasutamist ja et ka meie ettepanek, mille me siis edasi viisime, oli see, et näiteks üks potentsiaalne lahendus, mida loomulikult võib ka veel ümber mõelda või natukene seal modifitseerida, on see, et iga konto, mis siis sotsiaalmeedia platvormidel avatakse, ükskõik kas me räägime siis, ma ei tea, Facebookist, Instagramist, TikTokist, peaks siis olema seotud siis mingisuguse konkreetse inimese sellise digitaalse ID-ga ja me teame, et erinevates Euroopa riikides on need erinevad rakendused, Eestis on see Smart-ID, aga võib-olla Itaalias on see midagi muud ja isegi kui nendes Euroopa riikides seda kõigis täna veel sellist rakendust ei ole, siis me saime ka sisendit, et tegelikult on plaanis lähiaastatel see ühtlustada, et mingis versioonis see oleks kõikidel riikidel võimalik sellist rakendust kasutada. Ja et kui su konto on selle konkreetse nii-öelda digitaalse ID-ga seotud, siis oleks ka vajadusel võimalik välja võtta selle, et kes selle konto taga on ja ei saaks tekkida olukorda, kus sul on võib-olla nagu mitu kontot, kus sa ei esine oma nimega. Loomulikult see tekitab väga palju selliseid keerukaid küsimusi, nagu näiteks, et mis siis, kui sul on asutuse info, on ju, ja sa oled selle, ma ei tea, juriidilisest isikust siis, või füüsilisest isikust ettevõtja või mis iganes. Aga need on detailid ja muidugi saatan ennast detailides peidabki, aga loogika oleks selles. Ja muidugi seal tuleb silmas pidada ka igasuguseid andmekaitseõigusi, ehk siis meie pakkumine oli ka see, et kui sinu kontoga on see digitaalne ID seotud, siis see info oleks krüpteeritud, umbes sarnaselt nagu, ma ei tea, krüpto on krüpteeritud lukus võtmega ja sisuliselt siis seda saab avada ainult siis, kui on teavitatud ametivõime mingisugusest rikkumisest. Ja see tähendabki seda, et see otsustusahel
oleks siis selline, et kui platvormile laekub mingisugune häirekell või kaebus, et keegi on midagi teinud halvasti vihakõne mõttes, siis esiteks platvorm reageerib sellele, vaatab, kas sellel on alust, kas see on päriselt ka nii. Ja kui tõesti suudetakse tuvastada, et jah, tegemist on vihakõne juhtumiga, siis teavitatakse sellest juba vajalikke osapooli. Ja ainult siis nendel ametivõimudel, on see siis veebikonstaabel, on see keegi teine, on õigus seda krüpteeritud infot avada, et näha, kes seal taga on. Ja ka sinul kasutajana on siis õigus näha iga kell, et kas seda nii-öelda krüpteeritud infot on avatud või mitte. Et loomulikult tegemist ei ole täiusliku lahendusega, aga et see võiks olla üks võimalikest lahendustest, kus me liigume edasi ja mida me hakkame mudima nii, et ta oleks ikkagi suures osas vastuvõetav ja andmekaitseseadust austav. Et loomulikult seal on väga palju vastuargumente ka veel, aga tegemist on dialoogiga ja asjad võtavadki aega, et parima tulemuseni jõuda. Aga seda oli hästi tore näha. Ja ma pean ütlema, et ma jäin väga rahule ka selle poliitikakujundajaga, kes siis meie töögrupis käis vahepeal nii-öelda meiega konsulteerimas. Ma olin väga nagu siiralt positiivselt üllatunud sellest, kui pädev ta oli selles teemas, sest et mõnikord ikka juhtub nii, et okei, võib-olla see ürituse korraldaja tahab küll spetsialisti kaasata, aga spetsialistil on kiire või ta jääb haigeks. Siis küsitakse võib-olla veel 2 inimest, kes ka ei saa ja siis lõpuks hõigatakse üle kontori ja öeldakse, et kuulge, et meil on õudselt vaja, et keegi tuleks nagu poliitikakujundajatest sinna. Tule sina räägi, on ju. No okei, mul on vaba tund, on ju, tulen küll. Aga et siis, kui ta tuleb sinna rääkima, siis saab tegelikult aru, et ega ta tegelikult nagu väga selles teemas ei orienteeru, et seda ohtu nagu ei olnud. Ja ta tõesti oli väga pädev igasuguses tehisintellekti teemades, digitaalteemades, nii et seda oli rõõm kuulata, aga tekkis ka väga palju selliseid põnevaid diskussioone näiteks, et kuidas me siis saaksime teha nii, et näiteks Ameerika sotsiaalmeediaplatvormid võiksid siis järgida Euroopa Liidu norme ja seadusi, sest et täna nad üldjuhul neid ei järgi või siis suhteliselt vilistavad nende peale. Ja meie grupp tegelikult lõpuks jäi isegi kergelt eriarvamusele selle poliitikakujundajaga, mis jällegi demokraatlikus ühiskonnas on väga normaalne, et aga see oli tore, et see oli selline sisuline vestlus. Väga hea, väga põhjalik ja väga hea nagu sihuke võib-olla ülekäik sellest, et mõista, mis nendes töögruppides toimus. Aga enne kui ma jagan enda töögrupis toimunut, siis ma mõtlesin, et ma teeks nagu sellele kuulajale, kes nagu on natukene võib-olla nii-enda lost, et oota, mis asi see noorte dialoog üldse on, mis asi see, mis working grupid ja mis need asjad on, siis ma proovin hästi lihtsate sõnadega lühidalt selle kokku võtta. Nimelt see konverents, kus me käisime, oli siis 11. tsükli avakonverents. Ja kui tavaliselt need tsüklid on siis 18 kuud, on ka seekord, aga seekord on natuke erinevusi. Tavaliselt see tsükkel on siis toimunud nii, et esimesel konverentsil pannakse üles mingid peamised probleemid, mis võiks olla probleemsed kohad, siis kogutakse sisendit igast liikmesriigist, et aru saada, kas see probleem on päris või mis see päris probleem on, siis pakkuda välja lahendusi ja arutada need oma koduriikides läbi ja siis viimasel konverentsil jõuda lõplike niisuguste soovitusteni. Siis seekord on see natuke teistmoodi. Nimelt iga konverents, mida see on siis 3 tükki, iga eesistuja riik teeb ühe konverentsi, fokusseerib ühele teemale. Ja seekord veel ei olnud tehtud sisendikorjat, see tähendab, et me lähtusime eelmise siis 10. tsükli noorte dialoogi sisendist, mis me olime kogunud ja arutasime siis ühel teemal, järgmisel konverentsil arutame teisel teemal ja viimasel konverentsil 3. Ja need teemad on siis nii, et 3. konverents, kuigi üleüldiselt see tsükkel on keskendunud siis sellele, kuidas Euroopa Liitu tuua Euroopa noortele lähemale. Siis selle nii-öelda konverentsi peamine fookus on see 3. konverentsil. Teisel konverentsil Kopenhaagenis, kuhu me lähme, saab olemaks fookuseks Erasmus ja esimesel oligi siis need julgeoleku küsimused, kogu selline valeuudiste levik ja nii edasi. Ja miks ma selle jätsin lõppu, on see, et see on nüüd see koht, kus ma nüüd hüppan korraks ka enda sinna working gruppi sisse. Nimelt meie arutasimegi just selle üle, et kuidas praegu tegelikult erinevad Euroopa riigid, kaasa arvatud tegelikult Eesti, küll tol hetkel me seda veel nii-öelda niivõrd ei teadnud, aga nüüd on antud välja siis Eesti kaitsepolitsei poolt aastaraamat, kus on siis toodud välja, et julgeolekuohud just noortele on näiteks vene emakeelega noortel ongi just niisugused valeuudised ja kogu selline mõjutustegevus, kui ka tegelikult laiemalt üldse noortel. Ja
meie grupp keskenduski siis sellele, et kuidas sellele lahendust leida. Ja tegelikult seal oli algul palju erinevaid ideid ja me jõudsime tegelikult selleni, et mõelda, et oleks sihuke koolis kohustuslik sihuke, kuidas seda eesti keeles siis öelda, sihuke meedia ja valeuudiste äratundmise tund, mis siis arendab sihukest nii-öelda kogu seda nagu teavitustööd, et ongi näiteks täna, kui meil ongi kõik AI-d ja asjad väga kiirelt kasvavad ja väga palju neid valeuudiseid tuleb, et siis sihuke nagu teadlik valmis tehtud programm, projekt koolide raames, kus sa siis saad pidevalt seda oskusteavet õppida, et see oleks nagu tavalise haridussüsteemi osa. Ja tegelikult meie see töö ka oli väga huvitavalt läks, meil olid väga huvitavad erinevad inimesed ja mida mina enamasti näen, võib-olla teil oli teistmoodi, aga kuigi me lõpuks jõudsime päris sarnasele nii-öelda lõpplahendusele, siis protsessi käigus oli näha kuidagi, et need nagu naaberriigid on rohkem sarnasema mõtteviisiga, et näiteks mina väga tihedalt seal just kogu aeg nagu Leedu noordelegaadiga olime nagu ja me täpselt nagu mõistsime üksteist ja nagu toetasime üksteist, kui võib-olla näiteks Prantsusmaa või Hispaania esindajad meid nii palju ei mõistnud. Et see on ka võib-olla see, et isegi siuksel tasandil on tegelikult näha seda, kuidas nagu need mõned nagu noh, ütleme, sellised erinevused tulevad välja, mis ongi väga tähtis, et seal me arutame ja jõuame selle ühisosani. Ja võib-olla, kui ma võin siia juurde kommenteerida, on see ka, et minu töögrupil läks nii hästi just sellepärast, et me olime enamjaolt Põhja-Euroopa riigid. Pluss siis Küpros, kes oli oma suure delegatsiooniga meil seal juures, aga nemad lihtsalt olid meiega kuidagi samal lainel, sest mul vedas ka sellega, et meil oli hästi kogenud noordelegaadid, ehk siis juba enda noordelegaadi ametiaja lõpus ja samuti siis ka projektijuhid, kes olid väga kogenud selles, et võib-olla sellepärast meil läks nii hästi, aga täpselt ma ka nägin seda, et Põhja-Euroopa hoiab kuidagi nendes teemades rohkem kokku ja võib-olla Lõuna-Euroopa on siis teistsuguste probleemidega seal ja seda oli nagu põnev jälgida. Ja loomulikult tore oli see, et isegi kui tekkis mingeid eriarvamusi, siis lõpuks me ikkagi jõudsime sellisele ühisele arusaamale ja ma arvan, et see näitab ka seda, kui hästi meil Euroopa Liidus selline noortevaheline suhtlus on ja sellepärast on ka hea, ma arvan see, et me nüüd järgmisel konverentsil saame öelda sõna sekka selle osas, kuidas Erasmus Plus ja Euroopa Solidaarsuskorpus parandada. Ja tegelikult siin ongi võib-olla hea rääkida sellest, et mis on tähtis, on see, et need konverentsid on küll 3 korda tsükli jooksul, aga tegelikult see töö ja ettevalmistus käib siin taustal kogu aeg. Ehk siis see ongi, et tegelikult juba praegu peale seda esimest siis noorte konverentsi on meil olnud erinevad kohtumised juba ja me valmistume ette järgmisteks asjadeks. Aga siin ma teen väikse reklaamiminuti hoopis sellele, mida me praegu ka igal pool levitame, ehk siis me tegelikult rääkisime siin korraks juba sellest sisendikorjest, et eelmisel konverentsil meil veel ei olnud sisendid korjatud ja me lähtusime siis eelnevast sisendist ja nüüd järgmistel konverentsidel me ei taha enam nii vanast sisendist lähtuda ja me tahame just sinu sisendit. Nii et tegelikult siit samast podcasti alt kindlasti sa leiad lingi ka siis noorte dialoogi küsitlusele, saad täita selle ära ja loomulikult on seal sellised nagu mõned preemiarosinad ka, ehk siis need, kes aktiivselt osalevad ja täidavad neid vorme, nendel on võimalus osaleda ägedas loosis erinevaid kinkekaarte ja siis üks õnnelik saab Saksamaale noortevahetusele, mis on siis noorte osaluse teemal nädalaks ajaks, ehk siis väga-väga palju huvitavaid asju. Esiteks saad kaasa rääkida parema tuleviku nimel, sa saad enda panuse ja samal ajal saad osaleda siis selles, et luua seda muutust. Aga kas teie olete juba ära täitnud selle vormi ja kui ei ole, kuna te selle ära teete? Mina ütlen ausalt, mina täitsin selle ära ja mina olen heas nimekirjas. Kuidas teiega on? No meie panime kokku seda, nii et võib-olla siin on väike vabandus, miks ma ei ole seda veel ära täitnud, aga ma kindlasti täidan ise ka osaleja siis vaatest seda ära. Loosis ma ei osale. See on vabatahtlik, kui ei soovi loosis osaleda, siis ei pea ka. Võib ka niisama sisendit anda, aga ja ma loodan, et see on piisav vabandus, et ma praegu veel ei ole teinud.
Ja minul on ka kalendrisse märgitud, et kindlasti peab seda täitma. Samuti, eks ole, nagu Jane juba mainis, olin ka selle kokkupanemise juures, nii et ma tõesti tundsin, et võib-olla ma tahaks ka sellel küsitlusel lasta enda jaoks natuke hingata, et kui sa oled küünarnukkideni selle sees, siis võib-olla ei ole ka väga hea kohe hakata puusalt tulistama, sellepärast et siis võib-olla mingeid asju võtad iseenesest mõistetavana, aga et kui lased selle natukene settida, siis on ka lihtsam vastata, sellepärast et see on ka üks hästi oluline aspekt selle sisendikorje jaoks, et asi ei ole lihtsalt kuskil mingisuguseid linnukesi kirja saada, vaid tõesti me tahame, et mõeldaks kaasa sisuliselt, sest et ka meie tõesti panustame hästi palju sellesse, et me oleksime kogu aeg kohal, kui need vestlused käivad, et me saaksime päriselt ka Eesti noorte huvide eest siis seista ja et see nõuab nagu igapoolset panust. Ehk siis ka see, et kui ma seda küsitlust täidan, võib-olla ma mõtlen, et lõpuks mis vahet seal on nüüd, kas üks inimene täidab või mitte, esiteks iga hääl loeb ja teiseks just nimelt see, et mida kvaliteetsem on minu vastus, siis seda parem tegelikult on. Nii et täitsa on kalendris on punane ring juba on ümber tõmmatud ühele päevale. Mul on väga hea näide siia tuua selles osas ka, et ma panin enda elukaaslase seda tegema ja ta lubas, mitte et ma niisama piilusin, aga ta lubas mul vaadata ka, mis ta vastab ja siis ma sain ka aru seda, et ma ei tohi seda veel teha, et need ideed, mis tema sinna sisse tõi, ma isegi ei oleks too hetk osanud veel mõelda sellel tasandil ja selles suhtes mul oli nagu nii hea meel, et need küsimused töötavad ja samas oli see, et appi kui äge, et ta seda sisendit annab ja ma nii loodan, et igaüks annab ja meie saame seda edasi viia. Just, ehk siis väga hea, aitäh teile selle aususe ja vastuse eest ja tegelikult see ongi võib-olla see mõte, miks ma selle just ka välja tõin praegu, et samamoodi nagu Jane ja Anna-Simona, pane ka sina endale see aeg kirja, võta see aeg, süvene ja tee nagu see põhjalik vastamise protsess läbi, sest siis me saame päriselt seda sisendit esindada, kaitsta ja sellega muutust luua. Aga ma arvan, et hoida seda podcasti siin niisuguses mõnusas pooles tunnis, siis tegelikult siin ongi küsimus teile, et kui te saaksite öelda ainult ühe mõtte edasi, et kui me enne rääkisime, mis meelde tuli, aga kui me mõtleme just seda nagu kasutegurit, et keegi küsib, et okei, sa käisid selle noortekonverentsil, okei, miks see on kasulik, miks ma peaksin sinna minema, miks on hea, et sa käisid seal, miks need peaksid toimuma? Kas ma võin natuke pikemalt kui üks lause öelda, et seda Ja konteksti ei, see on üks vastus, aga see võib olla pikem, ei pea olema üks lause. Ma arvan, et võib-olla see üks mõte, mis ma tahaksin, et inimesed kaasa võtaksid, on see, et sellistel üritustel käimine, ükskõik, kas on siis noortedialoog või see on midagi muud, ma ei tea, käid kooli õpilasesinduses midagi rääkimas või mis iganes. Osalemisest on kasu ainult siis, kui sa julged õigel ajal püsti tõusta ja rääkida ja julged õigel ajal maha istuda ja kuulata. Ja tegelikult Euroopa noortedialoogist tuli see väga hästi välja, oli väga inspireeriv vahepeal lihtsalt olla, kuulata, kuidas teised mõtlevad, kuidas teised asju näevad, nagu siin ka enne välja tuli, eks ole, et see, mis on võib-olla Balti riikide probleemid, ei ole sugugi see, mis on Lõuna-Euroopa probleemid, aga see ei tähenda, et me ei tohiks nendest probleemidest vastastikku hoolida, vastupidi, me peamegi neist hoolima. Ja see, kui võib-olla näiteks itaallane ütleb, et sorry, aga see teie võib-olla idapiiri nagu kriis ei ole meil eriti relevantne ja kui meie ütleme vastu, et sorry, teie, ma ei tea, põgenike kriis ei ole meil eriti oluline, siis tegelikult mingisugust koostööd ei tekigi. Aga kui me vastastikku üksteist kuulame ja püüame mõista ja kuulame mitte lihtsalt siis vastamise pärast, vaid arusaamise pärast, siis tegelikult see on see, mis edasi viib. Aga et mis puudutab sellist julgust püsti tõusta ja rääkida, et näiteks sellega oli väga hea näide, kui ühes sellises, mitte meie töögrupis, aga sellises natukene vähem formaalses kogunemises, siis üks tegelikult keskealine naisterahvas, kes seda vestlust läbi viis, vestluse teemaks oli generatsioonide vaheline vestlus ja toodi näiteks sõda Ukrainas. Ja ta küsis siis laiemalt ringilt nende noorte inimeste käest, aga ka natukene vanemate inimeste käest, kes seal ühel või teisel põhjusel olid, et mida me teeme näiteks olukorras, kus inimene näiteks Kesk-Euroopast või Lõuna-Euroopast ütleb, et aga miks me peame Ukraina siis kaitsevõime parandamisesse oma raha investeerima või miks me peame mingitele muudele kaitsekulutustele investeerima, see ei ole meie sõda, see ei puutu meisse, miks me ei võiks näiteks selle raha eest rajada koole. Ja sellel hetkel ma tundsin, et ei saa tõesti mitte vaiki olla.
ja võib-olla see oli ka Kaja Kallas kuskile kuklasse hingamas, ma ei oska öelda, aga tõesti sellel hetkel ma ka sõna võtsin ja ütlesin, et hästi oluline on aru saada, et haridus on rahuaja privileeg. Ehk siis selles mõttes meie ukrainlased võitlevadki hetkel just nimelt meie enda privileegi eest, et me saame koolis käia ja õppida, sellepärast et kui sinu linnale ikkagi pommid langevad, siis ei ole õppimisest ega uutest koolimajadest mitte mingisugust kasu. Ja kui sa ka kuskil kaevikus või ütleme, et siis pommivarjendis seal õpid, siis ega tegelikult sellest suurt tolku ei ole. Ja ei ole ka mõtet koolidesse investeerida, kui sa tegelikult tead, et kohe-kohe varsti see kõik sõna otseses mõttes lendab vastu taevast. Ja on väga oluline aru saada, et põhjus, miks meie koolid on praegu ühes tükis, on just nimelt Ukrainas ja ukrainlaste vapruses. Ja seega tuleb endale meelde tuletada, et kui Venemaa lõpetab sõdimise, siis lõpeb sõda, kui Ukraina lõpeb sõdimise, siis pole enam Ukrainat. Ja järelikult, kui pole enam Ukrainat, siis tegelikult mul on tunne, et väga kiiresti lõpevad ka meie väga-väga mitmed privileegid. Võt sellepärast tuleks Ukrainasse investeerida ja Ukraina ja meie kõigi kaitsevõimesse investeerida. Ja see tegelikult sai väga sooja vastuvõttu osaliseks ja paljud tulid ka hiljem seetõttu varrukast kinni võtma ja rääkima, ütlesid, et mul on väga hea meel, et keegi selle välja ütles. Ja tõesti ei ole oluline, kas selle ütleb välja mina või keegi teine, aga kõige ohtlikum on see, kui me jääme ootama, et keegi teine tõuseb püsti. Et oluline on just nimelt see, et see julgus õigel ajal kokku võtta ja öelda, et vot, see on see, mida ma tahan, et teised mäletaksid. Jah, ma olen väga nõus ja Euroopa Liidus on väga erineva suurusega riigid ja tahes-tahtmata võime meie kas siis oma geopoliitilise asukoha või väikese rahvaarvu pärast jääda varju võrreldes teiste riikidega. Nii et ma arvan, et see, et me oleme sellistes protsessides kaasas ja kohal, on alati suur võimalus kas nüüd just turundada Eestit, aga viia Eesti noorte arvamus ka kaugemale ja kuidagi tugevdada seda sõprust ka nende riikidega, kes ei ole kohe meie kõrval. Ja ma arvan, et see haakub ka väga hästi Hanna Simona mõttega. Nii et ma tunnen, et eriti praegu, kus Euroopa Liidus ei ole ka kõige kergemad ajad, on veel rohkem vaja seda, et me saaksime võib-olla mitte samamoodi asjadest aru, aga et me saaksime aru, mis üldse ühes või teises Euroopa osas toimub. Ja ilma noorte dialoogita ma arvan, et ei oleks nii head aru saama sellest. Aitäh teile. Ma arvan, et ma võtan lõpetuseks selle kokku ka sarnase mõttega, aga ma ütleks seda, et kui me tahame, et oleks selline identiteet või väärtusruum nagu Euroopa või eurooplased, siis see ei juhtu ilma selleta, kui me aktiivselt pidevalt üksteisega ei suhtle, üksteist ei proovi mõista ja see on see, mille jaoks need konverentsid on vajalikud ja teie sisend, Eesti noorte sisend on tähtis selle jaoks, et võimalikud õiged mõtted, võimalikult reaalsed mõtted otse teilt jõuaksid sinna ja Euroopa noorte dialoog on suurim analoogne noorte ja otsustajate otse kontakti loomisformaat maailmas. Nii et see on midagi erilist, see toimib tänu teile ja tänu kogu sellele, mis siin taga on, nii et aitäh Euroopa Liit, kes meid ka rahastab ja igal juhul ilusat vahvat õhtut teile ja näeme juba järgmises podcastis, kus me räägime meie järgmisest konverentsist ja mis meil seal toimus. Nii et aitäh teile ja ilusat vahvat, ägedat küsimustiku täitmist teile. Aitäh!